Tervist! Kui ma printisin välja Veedatar Aleksise teksti Prožektori efekt, siis erakordselt sümboolsel märgilisel kombel läks printer arvutiga tülli ja kuidas me kursantidega ka ei meelitanud suuremat kirja kui see kirbukas me sealt välja ei keelitanud. Ju siis on ette nähtud, et koolipreili peab saama hakkama ülipisikese kirjaga. Sinule tuleb õppematerjal täpselt nii suures kirjas sellise punktide arvuga, nagu soovid. Ma saan hakkama. Teksti Prožektori efekt. Mõte on selles, kui väga lihtsalt, kergekäeliselt, enesestmõistetavalt, aga selle eest pidevalt kustutatakse valgust, kustutatakse sädeinimesi, valgustöölisi, kes on meie rahvuslik aare, kes on meie rikkus, keda peaks selles mõttes ära kasutama, et las ta särab, sina saad tema valgusest osa, ta näitab sulle teed, nagu Tagore luuletuses. Aga kuna neid pigem siis võõrastatakse ja kadestatakse, kardetakse, siis meie ajastu meetodil käiakse sotsiaalmeedias lammutamas. Tuleriidale otseselt enam ei saadeta, kaudselt küll. Prožektori efekt, pealkirja kirjutame kokku. Muidu oleks efekt prožektoril, aga mõte siiski on meil selles, et prožektori efekt, efekti liik on see, mis tõmbab ligi öös liblikaid. Me korrastame õigekirja ja sina kirjutad oma analoogsetest kogemustest, kirjeldad kas, kuidas, miks, kes on sind või sinu ümbruskonna säde inimesi valgust kustutanud ja mis siis sai ja kuidas jäi. On üks efekt, millest harva avalikult räägitakse. See on slaavi sõnade järjekord. Alus öeldes sihitis määrus palub meil ümber tõsta ühe sõna, millest räägitakse harva. Avalikult tõstame räägitakse ettepoole korras. Järgmine lause algab suure tähega. Kui inimene kasvab teadlikkuses, muutub ta nagu prožektoriks. Selles tekstis on umbes 10 lauset, mis algavad sidesõnaga ja. Mõne jätame, selle võtame. Niisiis ja maha, suur S, selle valgusega valgustab ta mitte ainult oma varjulisi tsoone, vaid ka võõraid. Aga võõraid varje tõstame on ettepoole, saame eestikeelse sõnade järjekorra, aga võõraid varje on paljudel ebameeldiv näha. Pärast punkti tühik, näiteks inimene, kes paljude kuude jooksul arendas endas teadlikkust, ütleb,
et kõige raskem ei olnud talle mitte praktika. Nüüd on 2 varianti. Me kirjutame, kas raskemad ei olnud praktikad, nagu Aleksisel raskemad, või ühildame ainsuse ja mitmuse teistpidi, ehk siis teeme praktika ainsusse. Kõige raskem ei olnud mitte praktika, vaid lähedaste reaktsioon. Mida rahulikumaks ta muutus, seda rohkem muu maha, tema ka maha, sest pärast on seal veel kord tema. Seda rohkem lähedased mitmus hakkasid tema peale karjuma. Korras. Järgmisest lausest samuti teda maha. Nagu ta ärritaks lihtsalt sellega, et ta enam ei dramatiseeri koos nendega. Siin on ilmselt teksti autor, õekene Aleksis, mõelnud mitmele asjale korraga, sellepärast need temad siin lappavad. Niisiis, mida rahulikumaks ta muutus, seda rohkem lähedased hakkasid tema peale karjuma, nagu ta ärritaks lihtsalt sellega, et ta enam ei dramatiseeri koos nendega. Jah, koma, seda juhtub sageli. Jah, koma, seda juhtub sageli. Eesti keeles on nüüd. Kui sa vibreerid kõrgemal, hakkab inimene, kes on sinu kõrval, end ebamugavalt tundma, mitte sellepärast, et sa pead end paremaks, koma, ja lause jätkub väikese tähega, väike V, mitte sellepärast, et sa pead end paremaks, vaid sellepärast, et sinu rahulikul taustal hakkab tema sisemine kaos silma torkama. See ei tee midagi halba, sa lihtsalt muutusid natuke ausamaks, üks S, natuke ausamaks iseenda ja ümbritsevate suhtes. Järgmine lause algab suure A-ga ja maha. Ausus on karm peegel, see on nagu taskulambi valgus. Kokku valguse liik, taskulambi valgus pimedas toas. Suur S lause alguses, see ei loo segadust, see teeb selle nähtavaks. Sellepärast võib inimese kõrval. Nüüd me võtame selle, kes kasvab teistel, kasvab teistel, see ei lähe mitte. Meil kõik sõnad peavad järgnema sellele sõnale, mille juurde nad kuuluvad, nii siis. Sellepärast võib kasvava inimese, sellepärast võib kasvava inimese kõrval teistel alata agressioon. Nüüd ei kasva teistel. Kasvava inimese kõrval võib teistel alata agressioon, provokatsioonid, katsed. Sihitise lisame ka lausele, keda, teda. Provokatsioonid, katsed teda tagasi vanadesse mängudesse tõmmata. Nii kaitsevad nad oma mugavustsooni, lause jätkub, koma, väike S, seda ohutuse illusiooni, mida sa juhuslikult valgustasid. Teadlik inimene ja me ei ütle mitte
kannab, vaid kannatab. Ja ta kannatab seda rahulikult. Ta teab, koolon, oleks väga hea siin, panemegi. Ta teab, koolon, see ei olene minust. See tuleneb sellest. Niisiis, koolon, see ei olene minust. See tuleneb sellest, et teises, tõstame sõnade järjekorra eestikeelseks, avaldus lõpuks see. See ei olene minust, see tuleneb sellest, et teises avaldus lõpuks see, mis juba ammu, ja see on armas küll, välja palus tulla, lisame, mis juba ammu palus luba välja tulla, mis juba ammu palus luba välja tulla. Järgmine lause algab suure S-iga ja maha. See on samuti osa teest. Ja kui te teadlikkuses tugevnete, hakkab universum teile näitama seda, mis on küpsenud töötlemiseks. Vanad emotsioonid, sõltuvad sidemed, võib öelda pigem ka sõltuvussidemed, üks sõna, muidu sõltuvad sidemed, sõltuvussidemed. Suhted, mis püsisid harjumusel, mitte siirusel. Siirasus, lõbus, kahe sõna hübriid. Siiras tiirasus ehk siis siirusel. Sellega seletataksegi, miks tänapäeval nii paljud inimesed kaotavad sõpru, abieludest lahkuda ei saa, tuleb lahutada. Seoses sellega ütlemegi, kaotavad sõpru, lahutavad abielud, muudavad suhtlusringi. Mitte sellepärast, et nad muutusid halvemaks, väike vee, vaid sellepärast, et üks inimene läheb edasi, teine aga tahab jätta kõik nii, nagu on. Ja tal on selleks õigus. Me oleme vabad hinged. Siia jätame ja alles. Ja mingil hetkel hakkavad nad lihtsalt rääkima eri keeltes. Tühik pärast koma või punkti. Eri keeltes tühik. Ei tasu lähedast inimest püüda oma rahulikkuse tasemeni tõmmata. Niikuinii ei tule. Järgmise lause alguses, sest ei ole. Lause algab suure M-iga. Mida tugevamini sa püüad, seda rohkem kõik laguneb. Taandrida. Muidu läheb see üks lõik liiga pikaks, üle 2-3 lause ühes lõigus. Hea ei ole. Ja mõte muutub ka, nii et siin on taandrida. Lähedane inimene võib üha sagedamini langeda hüsteeriasse. Pärast punkti tühik. Ühel päeval sa tunned, me ei saa teist teadlikkusesse kaasa, mitte välja, vaid kaasa. Me ei saa teist teadlikkusesse kaasa tõmmata. Me võime olla eeskujuks ja jääda kõrvale, kui inimene tahab ise edasi
minna. Ehk siis me võime toetada, kui inimene tahab ise edasi minna. Mõnikord on see tunnistamine kõige valusam, sest, väikese tähega sest süda läheb mõnda aega sõna otseses mõttes katki. Süda murdub. Kas lasta lahti või kohaneda, ehk siis langeda tagasi armastatu madalasse sagedusse, sest tema on otsustanud mitte tõusta. Sundida ei saa. Ainus abi on tema kõrval püsimine, kui ka tema soovib tõusta. Kui mitte, lõhud ennast. Niisiis süda murdub ja sa lähed. Aga ei ole hea lause algus. Lause algab suure K-ga. Kohanemine on alati loobumine iseendast, oma väärtustest. Lause jätkub, punkt maha ja väikese tähega. Loobumine iseendast, oma väärtustest ja varem või hiljem muutub selline loobumine sügavaks sisemiseks väsimuseks. Sa saad muuta ainult oma seisundit. Punkti ning ja asemel paneme siia mõttekriipsu. Väga hästi töötab. Saad muuta ainult oma seisundit, mõttekriips. Just see hakkab aja jooksul muutma sinu elu, sinu sidemeid, sinu teed. Viimase lause esimene sõna on teised, suure T-ga. Teised tulevad, kui on, lisame siia vahele selleks. Teised tulevad, kui on selleks valmis. Või ei tule. Ja selles on samuti tarkust. Aitäh, et kaasa tegid. Hea tekst, korras tekst. Ma armastan Aleksist. Armastan sind. Sa oled väga kallis. Kohtumiseni, kullake.